tagasi uue episoodiga, et vahepeal siis me tegelikult filmisime episoodi, aga siis mingi poole episoodi käigus me kuidagi tunnetasime, et need teemad läksid natuke selliseks võib-olla liiga tiibiks ja siis me tegime otsuse, et see episood läheb üldsegi Andero kinnisesse Facebooki gruppi, et see on siis siuke membershipi põhine ja võib-olla jah, kuidagi öeldakse, et ikkagi tunnetama seda intuitsiooni ja keha, mis iganes annab signaale, et ja siis me panime selle sinna, nii et nii-öelda siis meie selle Mis on õhus podcastil jäi siis nii-öelda eelmine episood vahele, ehk siis eelmine pühapäev me midagi ei postitanud. Aga see on selles mõttes minu jaoks täiesti okei, et kõik peakski tulema niimoodi loomulikult ja mitte pushitult, vaid täpselt see tunne, et kui meil on mingid teemad, mida me oleme arutanud ja me tunneme, et me tahame ka nendest podcastis rääkida, siis ongi nii, et me tuleme istume maha ja filmime. Aga kui me tunneme, et meil läheb liiga pushimiseks või liiga kuidagi välja pigistamiseks episoodi puhul, siis ma nagu tunnen, ma ei viitsi. Jätan vahele lihtsalt selle nädala. Jätab vahele, kui see, et ma nüüd olen see podcaster, kes toodab iga nädal midagi uut, samal ajal tegelikult see on kuidagi niimoodi liialt pushitud. Et selles mõttes tuleb täpselt nii, nagu tuleb. Me anname endast muidugi parima ja me ju tahame seda selles mõttes ju teha seda podcasti ja mitte niimoodi, et umbes, et me korra teeme, nüüd me kaome mingisugune pooleks aastaks lihtsalt ära. Et me ikkagi võtsime eesmärgi, et seda teha, nii et me paneme oma fookuse siia ja toodame teile täpselt nii autentset sisu, et me ei pushi midagi. Jah, et see episood, mis läks siis sellesse kinnisesse gruppi, oli pealkirjaga, et kõik, mis on varjus, tõuseb pinnale. Ja seal läksid teemad niisuguses huvitavatesse kohtadesse ja siis tekkis selline sisemine võib-olla siis jah, tunne või teadmine, et see võib-olla ei pea jõudma kohe niimoodi avalikuks, et keda nagu see teema huvitab, et mis siis võib-olla tõuseb pinnale ka võib-olla natuke karmimate teemade puhul, et siis seda on võimalik siis vastavalt leida minu allikate kaudu. Aga tänane topik, mis meil siis on? Me räägime täna sellisest asjast nagu vaimne tervis, raha ja rahu. Ja siit siis hakkamegi pihta, sellepärast, et meil on järgmised 3 kuud Eestis ootama sees suhteliselt pimedad ajad. Sel aastal, aga järgmine aasta ka. Jah, järgmine aasta ka. Ja siiamaani on kõik aastad olnud. Mitte selles mõttes mingi dark times nagu energia mõttes, aga selles mõttes, et päikese mõttes. Pime aeg jah, selles mõttes, et hommikul ärkad pimedas ja töölt tuled pimedas ja nii edasi. Ja, et räägime siis jah, et selles nii-öelda, kuna me geograafiliselt asume planeedil sellises kohas, kus päiksevalgust on natuke vähem kui mõnes lõunamaa riigis, siis mõjutab meid mentaalselt väga palju, tahame seda ei taha, psühholoogiliselt, aga on inimesi, keda ta võib-olla mõjutab rohkem, inimesi, keda ta mõjutab vähem. Hea oleks muidugi see, kui ta mõjutaks meid võimalikult vähe, et me saaks normaalselt oma elu voolavalt edasi elada ja et me nüüd liialt pead norgu ei lase. Kogu aeg sellele, et on pime ja külm ja nii edasi. Et vaata, kui sa kogu aeg keskendud sellele, et kõik on nii halvasti, siis loomulikult on halvasti, et see ongi see, et kus su fookus läheb, et kui me inimestena suudame minna mingisugusele omale lainele, siin hästi palju ongi viimasel ajal teemaks olnud see oma elutee, hingetee ja ta tõusebki praegu pinnale, eriti siin täiskuu perioodid olid meil just, et siis ta tõenäoliselt kuidagi hajub ära, eks ole, see, et kui me oleme ise põnevil, me tahame ise midagi luua, me oleme ise just alustanud mingi oma uue eluteega, mingid uued rutiinid, võib-olla mingid uued hobid, mingid uued harjumused, siis see on põnev ja see ilmafaktor või välispidine, see valguse faktor, siis ei ole nii suur distraction. Ja seetõttu ma arvan, et selleks nagu vaimse, mentaalselt ennast ette valmistada tulevaseks pimedamaks talveperioodiks, peaks juba hakkama võib-olla täna pihta. Selles mõttes, et sa hakkad võib-olla täna juba võib-olla mingeid
muudatusi või isegi plaane tegema, et mida pimedatel aegadel siis teha, kui sa tunned sisimas sellist süngemat tunnet või emotsiooni, et tahab nagu välja tulla. Tihti ongi raske inimestel, et kui neil on need nii-öelda süngemad tunded ja mõtted, et siis et hakata midagi tegema nende pealt. Et kuidas sa nagu sellest tundest tuled välja niimoodi, et sa lähedki nüüd hakkad uut rutiini looma. Aga mina usun, et see ongi niimoodi, et kui sa tahad seda hakata muutma, siis sa võib-olla hakkadki kõigepealt nii-öelda kodust pihta, mida ma kuulan, mida ma vaatan. Minul on küll jumala tihti niimoodi, et kui ma nagu tunnen, et ma olen nagu pigem sellises madalamas punktis, siis ma pean hakkama vaatama mingisuguseid vastavaid mingeid videosid, podcast'e või tarbima siis infot, mis tõstaks minu sagedust. Nii, kui minu sagedus saab uuesti tõusta, siis kõik see masendav pool saab jälle minna allapoole. Ja siis ma nagu saan vaikselt hakata nii, mis rutiine või mis asju ma hakkan tegema või looma. Et kõigepealt tuleb kuidagi vaikselt hakata pihta, et mitte see, et sa lähed oma sellest madalast punktist, lähed nüüd kohe kuskile, ma ei tea, hakkad trenne tegema või midagi, et vaikselt, step by step, et too ennast nagu sealt sageduselt ülesse. Nii on nagu esimene samm, ma arvan. Nii. Selleks, et midagi muuta. Jaa, aga nüüd ongi nüüd need kohad, et sellistel pimedamatel aegadel tõusevad pinnale rohkem ka meie alateadvuse sees olevad konfliktid iseendaga. Ja need omakorda tulevad siis kuskilt lapsepõlvest. Jaa, sest see on ka täiesti psühholoogiliselt. Mine ühte pimedasse ruumi, vannituppa, pane kõik pimedaks, ühtegi valgust ei ole. Ja usu mind, et kui sa seal piisavalt kaua oled, pool tundi, tund aega, kui sa juba tund aega suudad täiesti pimedas ruumis olla, 2 tundi, 3 tundi, on ju inimesi, kes teevad reaalselt selliseid väga karme vaimseid praktikaid, et minnakse nädalaks ajaks koopasse, saad ainult vahepeal vett. Aga nii ekstreemseks ei pea minema, aga ma räägin lihtsalt, et pime aeg, kas või tund aega tegelikult annab sulle märku ja hakkab pinnale tooma alateadvuses olevaid asju. Ta hakkab sulle siia lauba siseküljele tootma pilte kõike, mis tegelikult sealt välja tuleb. Sest need inimesed, kes on ju neid praktikaid teinud ja ennast kinni pannud kuhugi mingiks ajaks, nad on ikkagi rääkinud ju, et tohutu emotsioonide virvarr, naerad, nutad, kurbus, õnnetunne, seal hakkavad sellised emotsioonid ja see meie sellises sügavatesse rakukihtidesse ära maetud alateadvuse teemad. Ja tahes tahtmata nüüd talve ajal samamoodi vähesema päikese valgusega tuleb rohkem pinnale alateadvuse teemad. Aga alateadvus on meil tegelikult üks peamise reaalsuse loomise ju võiks öelda nagu jutumärkides organeid. Alateadvuse pealt me loome väga palju. Me võime teadlikult ju teha igast asju siin afirmeerida ja mõelda positiivselt ja näida välispidiselt, et oi, kõik on väga hästi. Aga alateadvus vaatab, et ma ei usu seda juttu. Ja tegelikult sinu nüüd tegevused tulevad väga suure protsendi pealt läbi alateadvuse. Ja nüüd ongi see, et sa võid endale pähe rääkida igasuguseid lugusid, aga sügaval sisimas, seal on kuskil konflikt. Ja see hakkab pimedatel aegadel nüüd niimoodi kerkima. Ja tihti inimesed ehmatavad ära pimedatel aegadel ja minnaksegi siis alkohol. Ehk siis kõik asjad, mis suruksid need tunded alla. Ja et sa ei peaks tegelema, et sa saaks lihtsalt sellises nagu meeleuimastuses need perioodid läbi teha. Aga tegelikult talveaeg ongi väga tugevalt enese sisse vaatamise aeg. Sul ongi siis aega tegeleda, sest vaata päikese valgusega suvel, sa ikka möllad välispidiselt ringi rohkem. Ja sinna sisemaailma vaatamine ongi selles mõttes piiratud ajaliselt ka. Talvel on see periood, kus... Talvel me lihtsalt oleme oluliselt rohkem kodus. Ja. Suvel ikka tahad kogu aeg, päike paistab, siis eestlasel on ikka see, et kui päike paistab, siis tuleb minna õue.
aga jah, talvel ja külmal perioodil, kui on vihmased ilmad ja nii edasi, et siis sa kipud lihtsalt olema rohkem kodus ja see annabki sulle võimaluse siis sissevaatamiseks. Ja väga oluline ongi nüüd siis see ka ju, et okei, sa oledki rohkem kodus ja milline su kodu atmosfäär on siis, kodukeskkond, sest see hakkab sind siis ju mõjutama, kui välispidine keskkond juba niikuinii mõjutab. Siis istud seal kuskil talvel lumevangis, eks ole. Aga kui sa lood omale koju mingi harmoonia omal viisil, noh, siis see kindlasti toetab seda kõike. Muidugi. Et kes siis mis iganes kujul, et hoidke oma kodud puhtana ja korras ja sellel on jah tohutu mõju ikkagi sellele, et mu mind oleks siuke puhas, mu mõtted oleks selged. Et noh, võib-olla meestel see ei ole nii tugevalt, aga naiste puhul ma tean, et see, kui naistel on, ma ei tea, köök on sassis, asjad vedelevad kodus igal pool põrandal, et see ei lase naistel üldse selgelt mõelda, et mehed võib-olla rohkem ei lase, mehed ei lase nii tugevalt ennast sellest mõjutada. No ajalooliselt on mehed need, kes on rohkem kodust väljas ja püüavad tuua siis selle, noh, ongi, et siis on ju selle läbi töö ja tegemiste siis toidulauale ja siis hoolitseda selle eest, et väljas saaks tulla sisse. Aga jah, see naispool on see, kes loob siis nagu magnetiliselt selle keskkonna, kuhu sisse tuua ja siis see on hästi selles mõttes oluline. Aga nüüd tegelikult nüüd sellesse, kuidas ma siis ütlen, vaimse tervise oluline lüli on ju ka see, et meil on ju mingid töökohad, me teeme ju mingid tööd ja kuna alateadvus läheb väga tugevasse võimendusse pimeduste ajal, siis võivad tulla üles tööga seonduvad selles mõttes konfliktid, et vastav töö, mis ma teen, võib hakata rohkem stressi tekitama kui muidu. Ja siin tuleks nüüd üle vaadata siis võib-olla see koht, kuna praegused ajad soodustavad just seda, et mul on siin selline siis nagu märksõna, et kas kindla rahaga stressirohke töökoht või vaimne rahu väiksema palgaga. Ja see ongi üliraske topik, nagu ülikeeruline koht, kus midagi otsustada või valida. Aga päeva lõpuks on küsimus, et mis su eesmärk on. Su eesmärk on lühikese perioodi jooksul teenida raha, võib-olla siis natuke rohkem, selleks, et võib-olla siis, ma ei tea, investeerida see lõpuks oma tegemistesse. Ja, just. Mis on eesmärk? Et kas sa siis nagu nii-öelda kannatad ära? Mingil määral kannatad siis selle perioodi ära ja sa tead, miks sa seda teed või on see, et sa lihtsalt oled selle sees, sa ei tea, kuidas sellest välja saada. See on ammune rutiin. Ja sa ei tea, sa oled harjunud sellega, su keha isegi, organism ja kõik, kogu su olemine on isegi nagu harjunud selle, võib-olla selle sellise vastiku olemisega. Ja. Päris palju on inimesi, kes tegelikult võivad sellega ära harjuda ja kui elus hakkavad mingid muutused tulema ja kõik muutub isegi selliseks positiivseks ja toredaks ja siis võib-olla isegi hakkab sulle kuidagi vastu. No jaa, see muutus on hirmutav ja sa ju ei tea, me väga palju muretseme, pabistame oma tuleviku eest ja kas me saame hakkama ja kas me saame finantsiliselt hakkama. No ja siis kõik, mis on lapsepõlves toimunud, ja. Et kui sa oled juba lapsepõlves harjunud kogu aeg olema mingisuguses väga stressirohkes keskkonnas, võib-olla ka, ma ei tea, vaimse vägivalla keskkonnas, et siis ju noh, see on ju ka muster, mis on kõik kandunud sinna täiskasvanu ikka ja nüüd, kui sa oled siis tööl samasuguses keskkonnas, siis see võib-olla isegi on sulle mingil määral turvaline. Ja me võime ära harjuda tegelikult inimestena täiesti absurdsete olukordade ja asjadega ja rutiinidega. Aga kuna vaimne see rahu tõuseb ka pinnale, siis me peaksime mingi hetk leidma endas selle tegevuse, mis pakub meile sellist vaimset rahu ja turvatunnet, sest kui selles töökohas absoluutselt seda ei ole ja seal on ka kogu aeg pinge, stress, siis pimedatel aegadel on see eriti hävituslik.
et siin võib-olla vaadata need kohad üle ja nüüd üks asi, mis mul siin kirjas on, mis võib aidata meid üle elada neid aegu, kui ei ole võimalik siis mingeid muutuseid teha selles osas. Töökohaga seonduvalt. Siis kui teil on selline töökoht, kus te samal ajal saate tarbida informatsiooni, näiteks kuulata midagi või vaadata midagi töö tegemise ajal, kui see on võimalik, siis see on tegelikult päris oluline võti selle sageduse tõstmiseks ja selles ruumis ka mingil määral isegi selle ruumi mõjutamine, sest kui sina kuulad midagi, läbi sinu mõjutab see ka tegelikult töökaaslasi ja üldse seda ruumi, sest sa võngud mingil levelil või sagedusel. Ja töö sees olles, kui see on võimalik, kuulata asju, vaadata asju, mis sinuga resoneerub ja mis sa tunned, et tõstab sinu levelit ja sagedust. Aga see alati ei ole võimalik, et mõned inimesed on nii hõivatud just sellega, et nad peavad olema ikkagi nagu nii focused igasugustele kirjutamistele, vastamistele, mis iganes asjad, et siis nagu tuleb võib-olla leida see võib-olla see hommikupoolik või siis peale tööd, et jälle viia ennast sellele õigele sagedusele, et ideaalis oleks eriti hea, kus sa saad enne tööd, on ju. Ja kas või midagigi. Autoga sõites selle asemel, et oma see raadio tööle panna, pane parem see mingi podcast, pane see mingi mis iganes videomuusika, isegi vahet ei ole, muusika saab tõsta sagedust, sa ei peagi kuulama kellegi juttu. Just, et mis on nagu päris muusika, mis on see tõeline väega muusika. Mitte mingi programmeeriv muusika. Ja. Et selle ajupesu mainstream muusika tuleks meil selles mõttes, me võime seda vahest niimoodi mööda minnes kuulata, aga ta pigem mõjutab meid. Ja kui me ütleme nii, et kui me oleme elus sellises, me tunneme, et me oleme heas kohas, selles mõttes, et me tunneme, et meil on töökoht ja kõik ja siis on see, et okei, mööda minnes vahest kuulen seda pahne, sest mul on muu ümbritsev mind toetab, ma tunnen, et ma olen heas kohas. Aga kui ma tunnen, et tegelikult on kõik mega rusuv ja nüüd ma panen veel muusikaga veel peale ka seda ajupesu endale, et siis ei ole nagu üldse kohti, kus ma ennast toetan. Kui sa seda teed, siis see on lihtsalt sinu jaoks see nii-öelda distraction. Et kui sa paned Sky Plussi tööle, siis sa pigem nagu oma meele vaigistad ja kuulad siis, mis sealt poolt tuleb, mis on lihtsalt selline pinnapealne niisama mula. Ja ütleme kõik need hommikuprogrammid, et Programmid. Kui asjalikku juttu seal tegelikult räägitakse, otsi tikuga taga või midagi, et leiaks mõne normaalse lause vahepeal. Vahest muidugi võib olla ka. Et see õige info tarbimine nii palju kui võimalik, näiteks ehitusvaldkonnas, ütleme, kui inimene ehitab midagi, teeb füüsilist tööd, siis tegelikult sa saad ju kõrvaklappides samale kuulata midagi. Ma ei tea, mida muidu ehitajad teevad, kuulavad mingit muusikat või mis enamasti nii palju, kui ma olen ehitusobjektidel inimesi näinud, siis käib lihtsalt mingi kõva muusika, käib kuskilt sellest kõlarist ja tehakse oma asja. Rajub mingisugune asi kuskil ja lihtsalt et lihtsalt siuke taust, et ei teeks vaikuses, on ju lihtsalt annab mingi väikse ikka annab see, isegi see mainstream muusika või mis iganes kelle parasjagu, mis muusika maitse on. Just. Aga jah, et see ongi see, et mida sa oma ajaga teed, et eriti veel, kui sul on selline töö, mis võimaldab sul kuulata informatsiooni, mis sind tõstab jälle sageduslikult, siis loomulikult kasuta seda võimalust. Et ükskõik, mis see ka ei oleks sinu jaoks, et selles mõttes, et igal ühel on oma. Et näiteks mina, kui ma kunagi töötasin ühel tavatöökohal, siis kuidagi minul olid mingid oma asjad, mida ma vaatasin too aeg. Et oma teatud mingid videod ja ma mingil määral siis, ma ei tea, manifesteerisin ja kujutlesin ennast ette nendes olukordades ja need olukorrad on ka juba nagu manifesteerunud tänaseks. Et see on nagu äge, et selles mõttes, et üks asi on see, et sa tõstad sageduslikult ennast, teine asi on see, et mida sa lood läbi nende asjade kuulamise, vaatamise, et sa ju tegelikult õige informatsiooni kuulamine, vaatamine paneb ka sind ennast tegutsema ja viib sind ennast paremasse kohta. Ja sellepärast ma ka põhimõtteliselt, ma ei tea, enam iga podcastil räägime, et kuulakegi õiget informatsiooni. Et see on teie nagu nii-öelda see abimees, kes aitab teid, see info.
ja tänapäeval seda infot on ja kellel on keeled ka veel suus, siis inglise keeles ikkagi leiab ka siukseid ikkagi väärtuslikke allikaid. Muidugi, selles mõttes, et isegi ma olen ikkagi väga palju seda sellist ingliskeelset stuffi ka kuulanud, et vahest ongi, et Eesti podcastide puhul nagu endal mul ei ole nagu viimased aastad nagu kuidagi üldse olnud väga neid kuulamisi, et kuidagi vaata, kui sa ise nagu kuidagi oma arengus lähed ikkagi päris nagu edasi palju, siis mingi info ei resoneeru enam, võib-olla mis resoneerus, ma ei tea, mõned aastad tagasi. Sa otsidki juba tegelikult uusi tasandeid, uusi sügavusi, et inimesed avaks ka läbi info andmise mingeid uuemaid kihte lahti, võib-olla millest ei ole räägitudki. Mulle meeldib ka näiteks vahest kuulata võib-olla kedagi, kus ma tunnen, et kuule, tegelikult ma ei olegi kuulnud, et keegi eesti keeles sellisest asjast üldse olen rääkinud ennem. No täpselt, jah. Ja... ega me ise oleme ka nüüd tänaseks tagasisidet saanud, et paljud on öelnud, et nii tore, et te teete podcasti, et lõpuks on inimesed, kelle nagu info neid kõnetab. Ja, eks me püüame omalt poolt ka seda pakkuda, seda, mida me ka ise otsime. Me tegelikult tahamegi pakkuda seda, mida me ka ise otsime juurde. Meie sees on info olemas, aga kui palju me seda nagu niimoodi väljutame siis mingis mõttes, on ju. Et väga palju, me Anderaga siin ikka peame siin laua taga vestlusi ja nii, aga ma tunnengi, et selle podcasti alustamisega me oleme veel nagu läinud veel nagu eriti kuidagi veel rohkem räägime asju endast välja, et ma ju hoiame enda sees nii palju, mõtle, kui palju mõtteid käib meie peast igapäevaselt lihtsalt läbi. Ja. Aga see, et sa saad endast välja ja veel kellegiga arutada ja nii-öelda siis mingil määral põrgatada infot, see on nagu minu arust nagu super. Ja mul on üks podcasti soovitus teile ka, et kui te selle ära kuulate, minge kuulake järgmisena Kris Kala podcasti Liina Vetikuga. Et see ongi tal nüüd kas siis viimane osa. Kui tal nüüd uut osa pole peale tulnud, siis on tal see viimane. Et väga-väga meeldis. See oli 3 tunni pikkune. Et ma üldiselt väga harva kuulan podcasti, mis on 3 tundi pikk. Ma reaalselt veetsin oma pühapäeva selliselt, et kuulasin pool tundi, siis jälle tegin asju, et mul ema siin käis vahepeal ja siis olid mingid toimetused, aga ühesõnaga terve pühapäeva peale, või oli see laupäev, pühapäev, emkumb, kuulasin selle episoodi siis täiesti ära ja tõesti nagu kuidagi, vaata mingid videod, asjad tõmbavad sind enda nii sisse, sest sa nii resoneerud ja nii kuidagi need inimesed, kes räägivad, kuidagi see nii mõjub sulle nii hästi ja sa tahad seda kuulata lõpuni. Isegi kui see on, ma ei tea, 5 tundi pikk ja mul kusjuures oligi, kui ma seda kuulasin, mul isegi oli see, et see ju lõpeb varsti ära, et see on nagu nii mõnus kuulata. Et tõesti nagu selles mõttes, et ma arvan, see oli üle väga-väga pikka aja, kus ma üldse mingit podcasti täiesti süvenenud kuulasin. Et see kuidagi mingisugused asjad, mis seal ka välja visati, oli ka kuidagi siuke breath of fresh air, öeldakse inglise keeles, et nagu ma ei tea, eesti keeles värsket õhku. Jah, et vahest on nagu see, et kogu aeg sa kuuled ühest ja kuuled erinevaid asju, aga kogu aeg see sõnum on see sama. Aga seal oli kogu aeg mingid asjad, mis mulle olid nagu, lõpuks keegi ütleb mingi siukse asja välja, mida ma olen ise ka mõelnud. Et see on minu jaoks nagu I love it, et see on tore, kui podcastides räägitakse asjadest ausalt ja me ei ilusta kogu aeg seda elu. Vaat see on ka minu jaoks, et see siuke nagu hästi niimoodi vaikselt rääkimine, niimoodi hiilimine. Ettevaatlikult. Räägime nagu, mis me tunneme. Ettevaatlikult ja võib-olla ongi, et raske on kuulata inimest, kes ei liiga monotoonselt, vaata, et tal on niimoodi, et kordagi käi sellist, et lihtsalt siuke üks nagu AI räägiks. Inimene on ikkagi emotsionaalne ja see emotsionaalsus võiks ka olla see, et sa ei hoia seda tagasi, et isegi kui sa tunned sisemiselt, et nagu tahaks nagu tõusta, aga siis sa kuidagi hoiad ennast tagasi. Aga ma saan aru, et need tulevad ka kuskilt võib-olla lapsepõlvest, et siit on hoitud sellised. Ja väga palju, kui sa vaatad ja kuuled näiteks hästi akadeemilised inimesed, hästi sellised pedagoogid ja õpetajad ja sellised räägivad ju kogu aeg põhimõtteliselt sellisel nagu lainel. Jah, aga see ongi huvitav, et kui see inimene räägib sellisel lainel, siis ma ei saa pihta. Sa ei saagi sellepärast, et meie amplituut on tegelikult suur ja lai, meie emotsioonide ja kõik see spekter ja kõik see teadvus, mis meil võngub, on ju, sageduslikult kogu aeg. Mida kõrgem on sagedus, seda kõrgem on amplituut. Ja nüüd, kui inimene räägib nagu liiga monotoonselt kogu aeg, siis see amplituut on hästi madal.
ja nüüd ongi niimoodi, aga kui ta toob sinna sellesse neid võnkesagedusi sisse, ta rõhutab midagi, ta paneb kuulama, ta teeb topiku huvitavaks, et see on minu arust ülioluline roll, mis iganes siis spiikeri rollis keegi on ja esineb. Et meil, vaata ükskord mäletan, käisime ju ka ühel üritusel on ju, ja siis oli laval, kes hakkas nagu rääkima ja see ürituse korraldaja. Ja siis oli naljakas nagu vaadata, et kui monotoonselt see algus toimus, et rahvas tegelikult ei saanud arugi, et keegi oli üldse rääkima hakanud selle sumina sees on ju. Ja siis ongi see, et tegelikult ongi, osad inimesed on nagu sündinud selle võimega, et nad panevad momentaalselt kuulama sind. Ja siis on need, et hakkab küll rääkima, on ju, aga põhimõtteliselt mind nagu väga ei huvita, ma tegelen oma asjadega edasi, on ju. Et see kuidagi see enese kehtestamise, see vägi, et nii, nüüd räägin mina. Ilma, et sa selles mõttes kõlaksid või näiksid inimesena, kes on kuidagi nagu, et siuke nagu üleolev. Ja, et see ei ole üleolev. Paned inimesi kuulama just sellega, et sa oled hästi autentne, sa oled hea rääkija, aga mitte mingisugune, et ma olen teist parem. Ja, täpselt. Aga see ongi see, et aga näiteks minu meelest ongi puudu ka sellises nagu haridussüsteemis, muidugi ma ei räägi kõigi eest, ma räägin lihtsalt sellist nagu üldist pilti. Räägin ka selles kontekstis, et kui mina käisin koolis, kuidas asju räägiti, et seal oli ikkagi väga palju, et ei ole selliseid õpetajaid palju, kes paneks siin niimoodi, et seda on huvitav kuulata. Et ta räägib võib-olla asjadest, näiteks võtame üks kõige igavamaid tunde võib-olla, on ajalugu väga palju olnud, ütleme enamus õpilastele, et kui tuleb ajalootund, siis jää sinna kas või magama, et sa ei jaksa kuulata seda. Aga seal on jällegi, et kes ajalootundi annab. Aga kuidas sa räägid, et isegi... Kujuta ette, et lähed nüüd sina mingi noor kutt, näiteks, lähed rääkima lastele ajaloost, räägid täiesti mingisugusel huvitaval kombel ja kuidagi paned kuulama. Info on sama, aga saad aru, sina lihtsalt teed selle asja huvitavaks. Isegi kui ma räägiks seda ajaloo akadeemilisel viisil, on ju, et jää küll, on ju, et see, mis see ajalugu on või ei ole, on ju, see selleks, et isegi kui ma räägiks seda minule ette antud viisil, aga lihtsalt see ongi küsimus, et aga kuidas ma räägin, kuidas ma toon elulisi näiteid, kuidas ma seon ajalugu mingil määral ka tänapäevaga ja kuidas nagu panna see kontseptsioon, mis on toimunud ja rääkimata sellest, et tegelikult võiks ju rääkida ajaloos nendest asjadest, mis päriselt on nagu määravad ka. Mille näiteks, et miks ma peaksin üldse seda asja mäletama? Et tegelikult peaks ju seda nagu ka rõhutama, et okei, too aeg millalgi juhtusid sellised asjad, aga miks see on väga oluline sündmus? Et see ei ole lihtsalt mingi sündmus, vaid miks ta on oluline sündmus. Ja vaata kõik sellised rõhud. Ja minu arust see on nagu ka hästi selline, et kui kõrvale põikena tuua seda, et miks on mõndasi inimesi huvitav kuulata. Jah, et mõne inimese puhul on see, et ta võib ükskõik millest rääkida, aga ta on ise nii äge inimene, et huvitav on kuulata. Et ikkagi ongi, et alati ei ole asi infos. Edastuse küsimus on. Tegelikult ongi nüüd see, et meil on raha versus rahu paradoks siin maailmas. Et ta on meil küll pandud nagu versus, et nüüd vali, kas on raha või rahu, et mõlemat ei saa, aga tegelikult saab mõlemat ka ju. Et on võimalik ju täiesti luua omale selline elu, kus sul ongi rahu ja raha. Ja alati ei ole küsimus, et raha ei võrdu kohe 1 000 000 eurot, on ju. Ja raha, 1 euro on ka raha selles mõttes. Ja looja seisukohalt ei ole vahet, kas see on 1 6 nulliga või see on 1 ilma nullideta. Teda mingit vahet ei ole selles mõttes. Mõlemad on rahad. Mõlemad on rahad. Ja vaata, me siin oleme Keiliga ka arutanud seda külluse teemat, et tähendab, rahu nimel ei eksisteeri küllust. 100 miljonit ei loo sulle rahu ja see ei tähenda ka, et 1 euro sulle rahu looks. Raha ei loo rahu. Rahu loob rahu. Selles mõttes, et rahune maha. Sa ei pea midagi jahtima. Sul ei pea olema midagi üle võlli, üle aru.
sul on parasjagu olemas ja tee täpselt nende vahenditega neid asju, mis on sul olemas, sellepärast et sul on kõik, sul peabki olema nii palju praegu. Kui sa arvad, et sul on vähe, siis oled sa millestki valesti aru saanud ja kui sa arvad, et sul on nüüd õudselt üle aru, no siis sa oled ka natuke asjadest valesti aru saanud, sul ei ole midagi üle aru, sul on praegu tegelikult antud võib-olla vahendeid selleks, et midagi nüüd luua. Sa pead nüüd aru saama, mida ma nende vahenditega loon. Et tegelikult see on ka absurdne kontseptsioon, et näiteks mingid inimesed koguvad raha, koguvadki, noh ja jäävadki koguma. 80 ikka kogud. Aga sul on antud tegelikult rahana energia, tee sellega midagi, tee ükskõik midagi, tee loo midagi. Anna siis kellegele midagi või pane mingi energia liikuma, et lihtsalt raha koguda pangakontol on teine absurdne äärmus. Ja et mõlemal juhul peaks tänapäeval on isegi nagu täiesti siuksed tavapärased investeerimisvõimalused, mis ei too sulle mingisuguseid utoopilisi summasid, aga vähemalt sa panid selle raha kuskile midagi tegema. On ju? Isegi vanad inimesed mõned taipavad seda teha, et panevadki oma summad kuskile, ma ei tea, Eesti mingisse tavapanka koguma siis seda mingisugust protsenti. Et noh, normaalne, vaata, vähemalt midagigi. Ja siis on nagu see topik, et oma elu tegelik väärtustamine ja et me ise mõõdame oma elu tegelikult hullemaks, kui ta tegelikult on. Tihti me ei oska väärtustada iseennast, me hakkame väga palju alaväärtustama ja me tunneme, et meil ikkagi ei ole neid asju ja mul ikkagi ei ole võib-olla neid oskusi ja... Aga see tuleb alati ikkagi üldiselt sealt, et sa jällegi leiad ennast kellegiga võrdlemas. Nii, see teatud inimene elab sellist elu, tal on need ja need asjad ja siis sa mõtled, et aga mida mina nüüd olen nii valesti teinud, et mul ei võiks neid asju olla? Ja tegelikult ei ole mitte midagi valesti teinud. Midagi valesti, kõik on jumala õigesti, sul on kõik jumala super. Vaata ümber ringi oma toas praegu, mis sul kõik on olemas. Et need ongi need asjad hetkel, mis sul peavadki olema. Aga see ei tähenda, et sul ei või kunagi hiljemas elus olla need muud asjad ka. Muidugi. Aga lihtsalt küsimus ongi, et miks need peavad olema? Ja miks, jah. Et noh, sellest me ka natuke siin tegelikult põgusalt rääkisime ka mingis 3. episoodis, 4. Lähevad juba meelest ära. Et see, kuidas nende asjade, igasuguste asjade omamisega on. Et päeva lõpuks on jällegi, et mis on eesmärk. Sa saad selle asja, mis see sulle annab. Ja. Et tegelikult ongi sellepärast ongi see kohalolu moment ja elada hetkes ja nautida seda ja tegutseda hetkes täpselt nii hästi, kui sa selles hetkes saad. Ilma kontrollimata, mis on aastaja pärast. Tulemust kontrollimata. See on see tingimusteta manifesteerimine, mis me rääkisime. Millest me rääkisime. Et see kohalolu nautimise asi aina rohkem minus nagu saab selgust. Kui ma mõtlen, ütleme, oma 20. algusaegadesse, siis ma mäletan ikkagi meie mõtteviisi ikkagi seda sellist, et et tegutseme, siis me saame rikkaks ja siis me saame omale autod, ägedad asjad. Noorena ikkagi on need programmid peal ikkagi väga paljudel, et ikkagi teekond miljonäriks saamiseni. No mõtle, kui palju on igasuguseid meil on isegi raamatuid selle kohta, muidugi. Igasuguseid raamatuid, kuidas nüüd saada rikkaks ja... Et täna 33 aastasena ma saan aru, et see noore poisi mõtlemine ja nende suurte asjade unistamine miljonäriks saamise osas oli, jah, ma saan aru, et see level kunagi oli selline, kuna sa tahtsid ka, eks ole, seda vabadust ja kõike ja finantsilist vabadust ja loomulikult tulevad igasugused suursugusemad mõtted, aga pigem on ju seal see küsimus, et aga mille pealt? Et mille pealt, milliste tegevuste pealt ma seda sinna jõuan või saan? Ja see peab olema kooskõlas, nagu ma olen ka kogu aeg rääkinud, hingeteega. Aga tänaseks ma tean, et väga paljud need tegevused, mis ma kunagi arvasin, mille pealt ma saan siis selle finantsilise vabaduse, et ei ole ju kooskõlas hingeteega. Ja siis seetõttu see on loogiline, et need asjad katitakse ära sealt. Et tähendab, küsimus ei ole selles, et kas ma olen või ei ole miljonär. Seal ei ole mingit vahet, et see, kas ma olen ja see, kas ma olen, on võrdväärne. Ma võin ka olla, aga ma ei pea, see ei ole eesmärk.
Nüüd, kui me räägime, et ma soovin vabadust, see on juba teine teema. Ja siin on ka vaata kaks erinevat teemat. Kas sa tahad finantsilist vabadust või sa tahad vabadust? Sest vahest on nii, et need omavahel ka ei ole samas kategoorias. Üldiselt see finantsiline vabadus, kas on üldse kunagi lõpuni võimalik? Ei noh, jah, siin ongi see, ma räägingi, et kust maalt või mida inimene nagu näeb vaimusilmas selle finantsilise vabaduse all. No, mingid passiivsed sissetulekut läbi mingite asjade tõenäoliselt. Finantsilist vabadust selles mõttes sellisel kujul ei saa olla, et finantsilised kohustused ju jätkuvad alati. Isegi kui sul on suuremad rahasummad arvel. No muidugi suuremad kulutused ka. Et finantsiline vabadus minu jaoks on siis ikkagi kuidagi see, et jah, ma olen suutnud läbi oma loome luua midagi, mis toob mulle siis selles mõttes piisava sissetuleku, mis absoluutselt alati katab kõik minu arved. Nii. Samal ajal ma ei pea, siis mingis riiete poes vaatama hinnasilti. Ma võin osta endale, mis mulle isiklikult väga meeldib. Samas mitte teha jällegi mingisuguseid ülemäära kreisisid ostlevisi, mis tekitab lihtsalt seda mingisugust hullustust, et mul on vaja hästi palju riideid ja hästi palju asju. Yeah. Mis on ka tegelikult täiesti vale. Nonsense ületarbimine. Täiesti nonsense ületarbimine. Nii. Siis ja see, et tõesti, et näiteks kui mul on täna see mõte, et tead, et tahaks kuskile sooja. Et siis mul on võimalus minna reisile. Ja, aga nagu finantsiline vabadus, see nagu lihtsalt kõlab nagu umbes nagu, et finantsiline vabadus. Ma saan aru, et sellel on nagu mõiste. Sellel on see mõiste, et sa oled finantsist vaba, et sul pole üldse finantsi. No see täpselt kõlab nagu nii, aga mõtlema, et ma ei pea arved enam maksma, midagi tegema, et ma olen lihtsalt lendan siin. Sa oled rahast vaba, et sul ei ole kulutusi ja ei ole sissetulekut, see kõlab pigem just nii. Et see on tegelikult jah, suht absurdne kontseptsioon ja ma saan aru, mida inimesed sellega mõtlevad. Aga tegelikult seal olulisem on sõnal vabadusel ja rahul. Et eesmärk on ju päeva lõpuks, millest me ka väga palju oleme juba rääkinud, on see hingerahu. Hingerahu ongi see, et sa ei peaks muretsema mingisugustes igakuisete arvete pärast. No. Et see on tõesti nagu asi, mille pärast keegi ei viitsi muretseda, sest et ma tahaks nagu selles mõttes elada, et mul on igakuised arved on makstud. Ja ma saan vabalt ka käia ostlemas toidupoes, osta kvaliteetset toidukaupa ja naistel on omad mingid vajadused, kus käia ja meestel omad. Et need oleks nagu täidetud ja võimalusel käia ka reisimas ja samas ja siis räägime mingisugusest küllusest. Mis ma tahan külluslikult riided, külluslikult käia igasugustes hoolitsustes, külluslikult autosid 400 tükki või mis see küllus on? Vett klaasi ja... Tahaks, et klaasis oleks vett niimoodi või Ei, seda ei olegi. Et see ongi nagu, et meil on visatud õhku mingid mõisted nagu küllus, finantsiline vabadus, passiivne sissetulek, passiivtulu, siis passiivtulu mõiste on umbes see, et mul lihtsalt voolab sisse, ma ise midagi tegema ei pea. Selle finantsilise vabadusega on see teema, et sa võid ju finantsiliselt vaba olla, aga väga paljud inimesed ei ole tegelikult ajaliselt vabad. Ja teine asi on ju ka see, et on olemas, inglise keeles financial freedom, aga on olemas ka time freedom. Need on ju ka veel omaette asjad. Kui ajaliselt vaba sa oled? Kui palju sa saad ajaliselt ise valida, kui palju sa oma näiteks teenust osutad kellegile? Ja sealt tuleb sul vastavalt sissetulek. Ja sealt areneb ka see kontseptsioon välja, et kui suveräänne sa oled. Suveräänsuse mõiste on see, et sa ei võta käske ega anna käske. Ja see on siis, ma arvan, see minul olnud isiklikult üks selline eesmärk. Jõuda sinna punkti, et mul on time freedom, ma ei võta käske ega anna käske. Aga see, kas ma selle tegevusega teenin 2000 kuus või 20 000 kuus, see on juba selline asi, mis ma arvan, et ei ole minu manifesteerida mingil määral.
ma pean lihtsalt tegema järjepidevalt oma asja. Ja kui ma teen järjepidevalt oma asja ausalt, autentselt ja koostöös oma hingeteega, siis küll see asi jõuab siis sinna maani, mis see siis olema saab. Ma ei tea, 2000 või 20 000 vahel vastavalt on. Ja need ülejäänud siis sissetulekud on lihtsalt või kust raha võib-olla veel kõrvalt tuleb, on siis nagu boonus. Aga see põhisissetulek peaks ju tulema läbi mingi teenuse osutamise või mingi väärtuse loomise. Sest ma olen elanud vahepeal sellist elu, et ma olen tahtnud põhisissetulekut saada kuskilt mingisugusest utoopilisest, mingisugusest ma ei tea, rahatunnelist, kust lihtsalt hakkab voolama mingisuguste tegevuste pealt, kus tegelikult ei olegi mingit tegevust, vaid on lihtsalt mingisugune finantsturgudel ennustamine. Et sa võid sellega tegeleda, kui see on su sissetulekust, ma ei tea, 5 või 10% kõrvalt. Aga sa ei saa rajada siuksele kontseptsiooni oma põhisissetulekut. Et sealt tekibki see asi, et see peab olema läbi väärtuse loomise, aga sa ise valid, millal ja kui palju sa panustad, on ju. Aga kõigil ei ole seda võimalust valida. Et on inimesi, kui sa oled ikkagi palgatööline, siis on arusaadav, et sa ei saa seda niimoodi valida. Ja võib-olla siis tulebki mingid etapid läbida ja võib-olla siis tulevikus kunagi jõuad sinna, et sul tekib ka, võib-olla antakse neid võimalusi, et sa saad praktiseerida ka seda time freedomit. Sest oleme ausad, et mina arvan, et time freedom on olulisem kui financial freedom. Jah, et väga paljudel inimestele, kellel ongi finantsiline vabadus, neil ei ole ajavabadust. No ja siis on veel see geograafiline vabadus. Tähendab siis seda, et ma põhimõtteliselt saan valida, et täna teen tööd selles riigis, homme teen tööd selles riigis. Et mul on kuidagi need asjad niimoodi organiseeritud, et aga jällegi. Jah, kuidagi vaata selle finantsilise vabadusega, sellega ma ei kujuta ette nagu need inimesed, kes on selle reaalselt saavutanud, et mis selle kõigega reaalselt kaasneb, sest et kui sa oled ikkagi finantsilise vabaduse saavutanud, see ikkagi tõenäoliselt eeldab päris suurt tööd. Aga see ei tähenda, et töö ju lõppeks. Töö käib ikka edasi. Ja kui palju sa edasi pead endast ikkagi andma, et need asjad jääksid ka püsima. Ega asjad niisama ei toimi. Ei, no see ei olegi lihtne, kui inimesed seda nagu mõistavad, et kui ma nüüd midagi ära saavutan, et siis ma panen jalad seinale, sest see on ju ära saavutatud. Aga sul on ju endiselt tõenäoliselt väga suured kulud. Ja võib-olla mingid lisaprojektid, sest tegelikult on inimene mentaalselt niimoodi üles ehitatud, et kui sul on, ma toon näiteks sellise näite, et kui sul on 100 000 eurot, siis sa suure tõenäosusega mõtled 10 000 euroga või kuni 25 000 euroga näiteks teha mingi projekt, mingi investeering või luua oma bränd või panustada kuidagi, eks ole, sellise näiteks rahasummaga. Nii, aga kui sul on 1 miljon, siis sa tahad ju 250 000 panustada. Kui sul on 10 miljonit, sa tahad 2,5 miljoniga panustada. Selles mõttes, et siis kui kasvab, kui see raha on suurem, siis tõusevad panused. No jaa, vastavalt nii suur on projekt, on ju. Elon Musk tahab kuule lennata. Tal on vaja 100 miljardeid. Kas tal on küllust või? Ma arvan, tal ei ole küllust. Ma arvan, tal on väga suured eesmärgid, kus tal on võib-olla isegi puudu oma rahast. Selleks, et inimesed vaatame, et oi, Tesla omanik ja kõik jutud, tal on kõik olemas. Ma ei tea, mis tal peas toimub. Tal on võib-olla üldse raha puudu, et oma projekte teha. Selles mõttes, et ainult vaeselt mõtlev inimene mõtleb, et inimestel on mingisugune kuskil ülearu, et nad põletavad raha, neil ei ole sellega mitte midagi teha. nagu selles Crazy raadios on. Aga tegelikult sellisel kujul ei ela inimesed. No siis see peaks tõesti, ma ei tea, see raha peab olema sul elus mingi sülle kukkunud läbi mingisuguse, ma ei tea, mis kontseptsiooni, et sa pole eriti midagi loonud ega teinud ja sa ei taha isegi midagi luua ega teha, vaid sa lihtsalt tarbid. Et sul on need miljard eurot või dollarit, on ju. No see on lihtsalt see, kus punktis keegi oma elus ise endaga on. Ja nüüd sa põhimõtteliselt elad ainult, et sa tunned, et sa isegi viitsi enam midagi isegi luua. Saad aru, et sul on nii palju raha, et sul ei ole sa isegi viitsi midagi luua. Aga okei, see on. Ei, no selles mõttes, et küsimus on siis see, et aga mis tundega sa hommikul ärkad, et kui sul on kõik hästi, siis on tore. Siis on kõik hästi, ja selles mõttes, et kui sa tunned, et see on fulfilled ja kõik, et su hing on täidetud, on ju, et sa teedki oma tegevust. Aga ma ütlengi, et see kõik on nagu erinev, et siin ei ole must-valge,
et see inimene, et sellel on palju raha, see on nüüd halb inimene. Ja see inimene tuleb otsaga kokku, ma arvan, et see on aus ja õige inimene. Mille järgi sa seda otsustad, vaata. Et selles mõttes, et ma nagu tahaks selle videoga jõuda tegelikult nii kaugele, et kuulajad saaksid aru, et ütleme, mina olen asjast aru saanud niimoodi, et ei ole vahet, kas sul on 1 taga 9 nulliga või lihtsalt 1. või lihtsalt 1 või 1 3 nulliga. Sellel ei ole mitte mingit vahet. Nad on võrdväärsed. Ja küsimus on ainult sinu soovis, mida sa tahad luua. Ja kuskil seal vahel mingi külluse kontseptsiooni ei eksisteerigi. Seda üldiselt ei ole olemas. Mitte midagi ei ole kosmoses ei ole midagi külluslikult. Meil ei ole külluslikult planeete päikesesüsteemis. Meil on üsna täpselt neid teada seal. Igaüks mängib oma rolli. Ja. Meil ei ole, galaktikas ei ole külluslikult tähti. Neid tähti on päris täpselt seal ja iga täht omab mingit väga spetsiifilist rolli. Ja meie kehas ei ole külluslikult rakke. Su iga rakk on ülitäpse olulise rolli ja elemendiga, teda ei ole seal üle aru. Seetõttu see külluse kontseptsioon on täiesti välistatud ja see on täielik New Age'i ajupesu, mida on inimestele tehtud ja üldjuhul sellisel viisil mõtlevad pigem just vaeselt mõtlevad inimesed. Et nad manifesteerivad endale mingisuguseid aarete, kirste ja kaste, kus siis hakkab midagi kuskilt tulema. Ei hakka ega tule. Et meil on täpselt nii palju, kui on ju. Ja et see küllus absurdne kontseptsioon, see tuleks nagu pigem ära lõpetada. Nüüd me tahtsime tulla tegelikult sellise teema juurde nagu afirmatsioonid. Ja mul on üles kirjutatud 2 ingliskeelset sellist ütleme väga kummalist afirmatsiooni, mis on väga populaarsed. Üks nendest on selline, et fake it till you make it. Ja teine on if you can dream it, you can do it. No ma arvan, me oleme kõik oma elu jooksul kuskil Facebooki seinal neid quote näinud. Võib-olla isegi kuulutanud neid. Ja võib-olla isegi kuulutanud neid. Jah, lihtsalt kuna see 2024 on täpselt nagu see, mis meile see Deep Creatori podcast oli, et kõik, mis on varjus, tuleb esile. Ja kõik sellised asjad, mis siin on viimased 10 aastat on väga eetris. No nad on kauem olnud, aga võib-olla rohkem eetris on 10 aastat kõik need sellised quote'id ja afirmatsioonid ja be grateful ja kõik siuksed asjad on viimased 10 aastat nagu väga niimoodi olnud, et nad on väga kogu aeg igal pool, ükskõik mis Instagrami võtad lahti, ma ei tea, ükskõik mis asja võtad lahti, igal pool on nad kogu aeg igal poolt tulevad. Ja mida nüüd aeg edasi, seda rohkem ma nagu saan aru, et need asjad absoluutselt ei resoneeru minuga. Et fake it till you make it. Ehk siis nagu fake'in, kuni ma jõuan oma eesmärgini, kõlab nagu täiesti utoopiliselt, kohutavalt ja äärmuslikult ja lollilt. Tänaseks minu jaoks. Ma ei saa sellest enam selles, nagu kui ma kunagi mõtlesin, et ahah, et ma teen mingeid asju, ma elan sellist elu, mida ma tegelikult ei ela, et ma pretendin, ehk siis ma teesklen, et ma olen rikas naine, et siis ma varsti olen ka. Et siis sa oled, et see ongi loomine. Ja. Et äkki ongi see loomine, on ju? Ehk siis nagu, et kui ma tahan endale kallist autot, siis mis on oma vanast autot, sa ei kujutan ette, et see on Lamborghini. No, nagu see kõlab lihtsalt, kui ma selle täna hommikul enda jaoks lahti seletasin, siis ma sain aru, et appi, nagu kas ma päriselt olen niimoodi mõelnud. Et minu jaoks nagu see kontseptsioon nendest lausetest on niimoodi, et ma ei taha kuulda ka enam neid. Et kui me oleme siingi rääkinud ju sellest goat mindist ja see kuradi kitseaju, mis meil siin töötab, reptiilaju või mis iganes see on. Ja see ego meel ja ego keha ja varjukeha, et mismoodi see asi on võimeline tootma mingisuguseid quote, mis justkui mingid ülitegijad tsitaadid, mingid success tsitaadid, mis peaks aitama kedagi
motiveerida või inspireerida. Nalja teete või? Mis fake it till you make it? Mis asja nagu ma feigin? ma muudaks selle ära, et be authentic and you will make it. No jah, kõlab palju paremini. Nagu, võib-olla see on ka võib-olla liiga lihtne, aga nagu selles mõttes, et fake it till you make it, see on ju, me ju räägime kogu aeg, et ole sina ise ja ole aus ja jälgi oma hingeteed, aga siis tuleb mingi vend ütleb, et fake it till you make it. Jah, see on ikka täiesti kosmosena. Et ma kujutan ette, et praegu väga paljud inimesed on nagu, läksid võib-olla errorisse mingil määral, sest me oleme kõik seda kuulnud nii kaua. Aga seda teevad ju selles mõttes kõik klassikalised ärid ju, kõik ju teevad seda, kõik ju nagu esindavad ennast, et neil on tegelikult tip-top. Keegi ei taha ju näida, et tegelikult neil ei ole asjad väga hästi, vaata. Keegi ei taha näida, et võib-olla ongi, tead, ots-otsaga tulevad kokku. Aga ikkagi lähen Dubaisse, teen Lamborghiniga pildi. Ja midagi. Ei, see on nii crazy tegelikult, mis me räägime siin tegelikult enda kogemuste põhjal ka. Enda kogemuste... Et me oleme ise need asjad läbi teinud ja me oleme ka püüdnud võib-olla paista kuidagi siis lahedamatena või ma ei tea, siis rikkamatena, kui me oleme. Ja. Et lihtsalt kuidagi sellesse ühiskonda siis sulanduda ja paista, et me ikkagi oleme tegijad ja tegutseme. Ja me oleme ka show osa, vaata, show osa. Jah, et meil ei ole ühtegi mure, meil on kõik fine ja no ei ole absoluutselt niimoodi. Meil on igasuguseid asju siin aastate jooksul olnud, kus meil nagu võib-olla kellelegi paistab, et need elavad fabulous imelist elu, aga tegelikult behind the scenes me ikkagi struggle'ime, et aga see ongi nii, nagu, et mida noorem sa oled, seda raskem on olla sul autentne. Sest et ikkagi kuidagi nagu... Et sa pead vaata tõestama, et sa oled keegi siin maailmas. Tõestada, et mina olen ka tubli tüdruk ja ma olen hea laps oma vanematele ja ma ikka näitan neile, et ma lähen ülikooli ja siis ma õpin seda ja ta. Et see tõestamisvajadus on see 20–30. No sellest räägitakse väga palju, et väga tihti see 30, nii kui see tuleb, siis inimeste ikkagi igasugu need sellised kihid lahustuvad, kus nad üritavad kõigile õudselt tõestada, et nad on keegi, kes nad ei ole. Et võib-olla mõnel tuleb see hiljem, ei tule kõigil 30 alguses, mõni 40, 50, et kõigil on see erinev muidugi, aga lihtsalt jah, kuidagi mina küll see aasta olen tundnud, kuidas nagu nii paljud asjad, mis veel eelmine aastagi olid, on nagu lahustunud. Ja, ülikiirelt, et ei lähegi vaata kaua nende asjadega. Seda fake pahna on olnud ja oleme ausad, et see majandusharu, millega ma olen tegelenud siin ka aastaid, on ju kogu see soovitusturunduse maailm, et seda, kui palju seal maailmas seda on, et see on ikka... Seda näitemängu ja seda, et näitame, kui lahedad üritused meil on ja tegelikult 99,99% on seda kõike, et sealt otsida üles mingisugune autentsus ja ausus on, see on umbes sama suur tõenäosus nagu mingisugune bingo loto jackpot, et see on ikkagi ja see nagu kuidagi paned nagu sa hakkad nagu uskuma mingisuguseid asju, mida sa endale räägid. Neil on fake it till you make it mindset, ja see ongi see mindset, jah. Tegelikult see on see mindset, millega me oleme ise ka elanud ja ei ole siin mingit feikimist. Selles mõttes, et see on lollus. See on lollus. Tee oma õiget asja ja ära feigi kellegile midagi, mis ei ole õige. Ja kui sa feigid selleks, et kellegile meeldida, siis ilmselgelt need inimesed, kelle sa tahad meeldida, ei kuulu su ellu. Õigetele inimestele sa ei pea feikima. Isegi kui sa oled puruvaene, sest et need inimesed austavad sind isegi, kui sul ei ole seal arvel mitte midagi. Sest et sa oled autentne, sa ei feigi midagi. Ja see on tegelikult ju alati see, millega sa elus üldse kuskile jõuad. Sa ei jõua sellega, et fake it till you make it. Et ma näitan, et mul on super lahe elu, kõik fancy'd asjad kodus, aga kokkuvõttes on see, et nagu mõni meesterahvaste puhul on väga palju seda igal pool, et sõidavad mingi rämedalt tuhka autoga, aga tegelikult elavad kuskil väga kehvades tingimustes korteris. No ja autod on renditud ja mis iganes, jah, selles mõttes. Et kui nagu inimesed saaks aru, kui õudne see tegelikult on, siis nagu, kui sa üks hetk taipad ja näed, et kus olukorras sa oled ja mis sa oled ise loonud,
siis see on lihtsalt piinlik lausa. Et milleks me seda teeme? Leia oma ümber inimesed, kellega sa ei pea niisuguseid asju tegema. Aga teine quote, if you can dream it, you can do it. Kas on nii või? Kahjuks nii lihtne see asi ei ole. Et see kuidagi ka jah, on selline, jälle visatakse mingi lause õhku, noh, justkui kõlab alguses on ju, et kui ma oma peas oskan või visualiseerin midagi, et siis miks ma ei või siis seda saada ka. Aga no siis ongi jälle, kõik need meie eelnevad episoodid ka, millest me oleme siin rääkinud, hingeteest ja nii edasi. Et kui see ei ole sinu hingeteele mõeldud, siis ei ole päris nii, et if you can dream it, you can do it. Ei ole üldse. See võib olla see, sul ei lastigi saada neid asju, teatud asju, mida sa arvad, et sina tahad ego meelega. Et hoopis teised rollid sul võib olla siin maailmas, mida sa peaksid tegema. Ja kui isegi see asi peaks kunagi tulema, mis on siis sul mingi ka materiaalne soov või eesmärk, siis ta tuleb sellisest kohast, hoopis teisest kohast, puhtamast kohast, kui sa arvad, et see tuleb. Et seal peab olema see nagu ausus iseenda suhtes ja mitte miski ei ole selles mõttes nagu välistatud. Ja kokkuvõttes on asjad võimalikud. Ükski soov ei ole ühest või teisest soovist selles mõttes nagu halvem või parem. Et ma võin ju ka soovida endale mingit maja kuhugi vastavasse riiki või asukohta. Võib-olla see ongi hingesoov. Ja mõne inimese soov on mingi väga võib-olla pisik asi, ta tahab, et tal nagu tervis saaks korda näiteks. Tal on eesmärk see, tal ei ole midagi teha nende materiaalsete asjadega, tal on näiteks mingi väga tõsine terviserike ja ta unistab nendest asjadest ja mõni unistab, et näiteks on ratastoolis tahaks äkki uuesti kõndima hakata. Et meil on vaata nagu... nii, kui tuleb tervis mängu, siis kõik ülejäänud doesn't matter põhimõtteliselt. Ja, et need on erinevad ja iga unistus erinevatel inimestel on tema seisukohalt õigustatud, kui see tuleb tema hingest. See ei ole kellegi hinnata. Vaata, väga palju me anname inimeste osas selles mõttes hinnanguid, et kui kellelgi on mingi unistus näiteks, ta on äkki sellega avalikult välja öelnud. Ja nüüd me aga see sinuga näiteks ei resoneeru ja siis sa nagu kuidagi annad mingid hinnangud. Ja, et see ei ole mingi hinda. Pole minu asi. See pole sinu asi, See on tema asi, kas ta seda... aga lihtsalt iga inimese seisukohalt, et kui tekib nii-öelda endal personaalselt see tunne, et pekki ma ju tegelikult ju teen ja olen ju unistanud, aga miks siis ei tule? Tuleb lihtsalt üle vaadata võib-olla see koht või see tegevus, mille pealt sa arvad, et see peaks tulema. Ja vaat siin ma olen ka rääkinud sellest laengust. See laengu suurus. Kui suure energialaengu ma selle tegevuse taha panen. Et selles suhtes meie maailm on väga materiaalne ja distractionid täis ja loomulikult ega niisama ei anta kellegile mitte midagi ja tihti ikkagi on nii ka, et kui sa praktiseerid ka teatud sorti tingimusteta andmist, siis tuleb teistmoodi sulle kahrega tagasi. Ma võin isegi sellise näite tuua, ütleme, et kui kunagi elus on ikka vaata käidud kasiinodes ja midagi seal mängitud ja tehtud on ju. Siis, et need mängijad, kes pilluvad helgelt neid žetoone diileritele ja on sellised hästi vabad ja voolavad ja ei hoia 10 küünega kinni oma asjadest, siis kõrvalt on hea jälgida, kuidas nendel inimestel läheb teistmoodi. Kes on niimoodi, et ja kui näiteks mingid ettekandjad tulevad, annavad jooke, kogu aeg annavad tippi, siis on näha, et tema vibe on teistmoodi. Elektriline ja selline. Ja ta ei hoia 10 küünega kinni oma žetoonidest ja et minu ja ta on
ta on juba häälest, ta on juba tulnud teise suhtumisega sellesse keskkonda, on ju. Ta on lihtsalt tulnud kas nautima või noh, et mis iganes kellegi meeles see keskkond on, see selleks, aga ma räägin lihtsalt sellest nagu sellest elektrilise ja magnetilise kontseptsioonist, et ta praktiseerib kogu aeg seda tingimusteta andmist. Ja võib-olla mõni inimene ka alateadlikult, ta isegi ei mõtle selle peale, ta alateadlikult, tema olemus on selline, et ta praktiseerib kogu aeg andmist, jätab kogu aeg suuremalt tippi, jätab endast kogu aeg midagi nagu maha, et teda mäletatakse, ahah, see vend näiteks tegi mulle nii või andis mulle naa, on ju. Ja see kõik mõjutab väga palju, sest kui me hakkame praktiseerima manifesteerimist niimoodi, et mul on vaja, 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 no rahune maha. No, anna kõigepealt välja midagi ja siis hakkab sulle teistest sektoritest vastu tulema. Sa lood selle, millest me oleme rääkinud, selle mingi vaakumi. Ja siin ei üldse vahet, mida sa afirmeerid või kui palju sa neid mingid quote lausud või kui palju sa kogu seda asja kasutad. Anna välja, anna siiralt ja lahkelt välja rohkem. Ja automaatselt see on küll, et kui me räägime mingisugustki tegevusest, elektromagnetismi tegevusest, siis see on kindlasti üks neid tegevusi. No andmisrõõm on nii palju suurem rõõm kui see, et ise midagi saada. See andmisrõõmu tunne jääb oluliselt kauemaks kui see, mis asi, mis sa ise vastu, mis sina said. Ja. Nagu see tunne, et mina sain midagi, on nagu suht kiirelt mööduv. Ja. On see siis mingi materiaalne asi või mida iganes. Aga vaata, kui sa annad kellegile midagi, siis see on nii hea tunne. See jääb sinuga nii palju kauemaks. Ja ikkagi see ongi, et kui asjadel on mingid teatud emotsioonid ja tunded taga, et siis see on nagu nii võimas. Ja sinna tekib taha ka see rahutunne. Just. See annab see on kuidagi hoopis... Ja sa teedki rahaga rahu. Mida me tegelikult teeme, võikski teha, on rahaga rahu. Sa teed taga rahu. Sa ei paanitse selle ümber kogu aeg. Ja see ei ole eesmärk. Tegutsed oma igasuguste asjadega, mis on sinu hingetee asjad. No, ma loodan, et igaüks leiab need asjad. Ma saan aru, et see ei ole nii lihtne. Alati ei ole see, et et ma nüüd kuskil kuulsin, et peab need leidma, et ma nüüd üritan neid otsida. Et usalda elu isegi siis, kui praegu võib-olla sa tunned, et sa ei ole päris õigel teel. See kurss võib muutuda. Ja. Me jõuame vist nüüd ikkagi oma asjadega sinna, et küsimus ei ole, kui palju sul on raha, vaid kui palju sul on rahu. Ja. Kas rahu saab ka mõõta millegiga või? Tundega. Ja. Ja mõndades inimestes see sisemine rahukirg hakkab ka minu arust väga tugevalt välja. Oled sa pannud tähele? Ja. Istud mingi inimesega ja siis sa vaatad, issand jumal, ma tean, et see inimene on nagu mega sen. Vana rahu ise Just, tuli ruumi. Vana rahu ise. Ja aga see paradoks on siin, et ikkagi väga tihti raha ei loo rahu. No mõtle, kui palju meil on tänu rahale vägivalda, sõdasid, konflikti. Jah, eks see suures plaanis see raha võib väga palju ikkagi halba tekitada siia maailma. Aga kui nüüd rääkida siis ühe tavakodaniku seisukohast, et siis see oli see meie tänane. Tavakodaniku seisukohast on selles mõttes lihtne, et me peame mingi hetk tegema selle valiku, et kumb on meile tähtsam, et kas raha saab ja võib ära osta sinu rahu. Kas see on lubatud? Või number 1 on vaimne tervis ehk rahu. Rahu, vaimne tervis mingil määral. Üks sama asi on ju. Ja siis sinna taha ma ehitan raha. Või mu eesmärk on raha. Ja tegelikult kui ma ütlen, et eesmärk on raha, siis tegelikult me räägime sellest, et eesmärk on maksta oma arved. Kodu on ju kõik asjad. Võib-olla lapse kõik asjad. Söök ja kõik see eluks vaja, et see ongi ju tegelikult raha. Enamus inimeste jaoks. On inimesi muidugi, kelle jaoks raha on, sinna tuleb igasugused vidinaid ja kulinaid ja asju veel juurde. Aga suures pildis raha ju võrdub see, et üldse ellu jääda siin. Oma perele tuua leib, piim lauale. Nii.
et see võrdub siis tegelikult ju raha, aga kujuta nüüd ette, kui sa pead neid tegevusi tegema läbi pideva stressi. No siis see vaimne tervis ei saagi väga korras olla. Ei saagi väga olla, jah, ei saa olla, jah. See on... Aga eks see ongi jah, tihtipeale ongi võib-olla pikem protsess, see rahu leidmine. Ei ole ju päris nii, et nüüd kuulasid podcasti ära ja homsest tuled vana rahu ise. Aga kõik need väiksed sammud, et alustada jah sellest, et vaadata üle oma, ma ei tea, 5 inimest, kellega sa kõige rohkem suhtled. Väga palju saavad inimesed sinust tekitada stressi ja rahutust. Et mina olen näiteks üks nendest inimestest, et ma ei lase üldse endale inimesi ligi, sest et ma kuidagi olen väga tundlik ja võtan väga seda inimeste sellist mis iganes käitumismustreid ja olekuid kuidagi endasse. Ehk siis ma ei saa väga paljude inimestega suhelda, sest et minuga jäävad väga pikaks ajaks need mingisugused emotsioonid. Ehk siis nii, vaata inimesed üle. Väga oluline. See on väga oluline, kellega sa veedad 5 inimest. Isegi vähem. 3. Ja siis... Ja rahu võiks olla ka kodurahu ju. No aga see ongi. Ma räägin... 5 inimest oled sina, Noora ja siin mõned veel, kellega ma kõige tihedamini suhtlen. Mis energiavahetus toimub 5 inimesega. Kui seal on üks inimene... Sest vaata, kujuta nüüd ette, et sul on, eks ole, võib-olla pingeline stressirohke töökoht. Ja nüüd pannakse sulle puid alla veel kodus ka, on ju. No, see on võimatu, et sul on rahu. Raha võib-olla isegi puutunema asjasse. Et jõuad koju ja nüüd seal ka, ütleme, elukaaslane paneb sulle, et kuule, teeni rohkem ja mida sa siin vedeled ja ma ei tea, et võta kokku ja mingi, et hakka koristama või mingi, mis iganes, saad aru, lihtsalt keevitatakse sulle veel seal kotse. Ja... üks asi on see, aga teine asi on nagu ikkagi nagu selles mõttes natuke terrori vibe ka, et üks asi on see, et jah, see suhtumise küsimus, kuidas sa midagi ütled kellegile. Et selles mõttes koristama peab, tegutsema peab, aga jah, suhtumise küsimus. Ja suhtumise, et see ongi siuke vaimne vägivald, et kui sa suhtud kellessegi, nagu ta oleks kuidagi väike ja vähem, kui ta tegelikult on. Ja. Aga... No tegelikult on ju ka selles mõttes seda teemat ka, et on ju naisi, kes tegelikult ei oska normaalselt koheldagi oma mehi ju. Jah, et mehed kannatavad vaimse vägivalla. Jaa, muidugi. Et okei, et kui vastupidi on võib-olla tihti selline võib-olla füüsiline... selles mõttes. Et mehed naise suhtes võib-olla füüsiline on ju, siis vaimne vägivald võib olla nii, et naine mehe vastu hoopis. Muidugi. Ja siis ongi väga keeruline, siis ongi sul see raha versus rahu. Sul käibki see võitlus kogu aeg lihtsalt. Ja, aga ma arvangi, et isegi näiteks, kui sul on jah, et ütleme, et töökeskkond on mingil määral stressirohke, siis ma arvan, see on selles mõttes okei, et iga töö võib olla mingil määral stressirohke, sest et ikkagi seal on ikkagi teatud selline kiirusmängus, palju inimesi, palju vestlusi, et see on nagu, aga just see, kui sa tuled koju ja see keskkond on rahu, siis on juba väga-väga hästi tegelikult. No see on juba suur asi, et sul on võimalik tulla nii-öelda inglise keeles safe zone'i, turvatsooni. Tulla, minna duši alla, lihtsalt olla seal, puhastada kõik see päeva mingi energia maha endast, tulla suhtlema oma lähedastega, lastega, elukaaslasega, et nemad saavad väga palju sind toetada emotsionaalselt. Aga loomulikult väga pikalt kuskil stressirohkes töökeskkonnas muidugi ei ole, selles mõttes tervislik olla, et mingi aeg ikka tulevad mingid muutused, tähendab, et mingi hetk on ikka vaja mingid muutused tuua sisse. Aga jah, et ühesõnaga... See üldsõnum on pigem jah see, et prioritiseerida ikkagi see rahu ja vaimne tervis sinna toppi. Ja selle ümber ehitada siis
finantsiline, majanduslik pool, tervis, kõik see. Noh, oleme ausad, vaata, me räägime, et tervis on ülioluline, et tervis, aga kus tervis tuksi läheb? Üldjoontes, noh, suht 90% tõenäosus, muid faktorid on ka, aga räägime nagu üldiselt. Ongi ju vaimne tervis ju. Tähendab, mentaalne, kuskil on mentaalselt midagi täiesti paigast ära. Mentaalne, emotsionaalne, kõik see pool. Ehk siis inimsuhted. Peamine faktor inimsuhted. Jah, et mida me enda sinna sisemistesse sügavustesse oleme matnud. Et me räägime, et tervis on oluline, et umbes, et ära jää haigeks või et see, et noh, et vaata, et sa ei külmeta või et vaata, et sa, noh, mis iganes see. Ja et oi, sul on kurk valus või oi, sa köhid või oi, sul on nohu või sul on kopsupõletik. Aga vaimne tervis ongi see, mis võib sulle kopsupõletiku teha. Nagu võib sulle nohu teha. Jah, et kui sa oled vaata, nagu ikkagi rivist väljas, siis ta viib su sageduslikult hästi madalale. Ja. Immuunsus kõik läheb madalale koos selle sagedusega. Nii, ja mis siis juhtub, on ju, lähed vastavasse keskkonda, see aktiveerub ja oledki haige. See on jah hästi suur teema ja palju sellest võib-olla saaks veel rääkida, aga ma usun, et me saime nagu peamised punktid räägitud. Ja võib-olla siin jah, edaspidistes episoodides, mis iganes veel saame minna veel kuskile edasi. Aga tänane episood on jälle purgis, nii tore, sest et ikkagi see mahaistumine, aja leidmine ja prioritiseerimised ja asjad vahest on nagu rasked, aga ikkagi, kui me alati ära teeme selles, mul on hea meel, et on olemas nüüd uus episood. Nii et täname. Ja näeme siis varsti jälle. Suured tänud kõigile ja ikkagi likeige, subscribe'ige ja see on kõigile meile kindlasti annab tuult tiibadesse ja tegutseme samal rindel edasi. Okei, tšau.